Mirjam. Aja, oleme korralikud. Tere teema. Tere. Kuidas läinud on? Mul on läinud väga hästi. Kuidas sul on läinud? Väga lõbusalt. Elu viimasel ajal pakub humoorikaid väljakutseid. Vähemalt ma üritan nendest nii mõelda. Nagu öeldakse, ära vihasta, imesta. Ja see töötab. Ja see läheb väga hästi kokku meie tänase kohtumise teemaga, milleks on vaimne tervis. Nagu sa tead, meil toimub aastaid tore projektide sari, mida Eesti Raamatukogude Ühing korraldab, mille eesmärk on siis kokku tuua muuseumid, raamatukogud ja noortekeskused. Ja kuna meil on siin tore armas sõber keskline noortekeskus, siis me oleme just nendega sattunud kõige rohkem koostööd tegema. Kindlasti me teeme aasta tegime podcast'e. Jaa. Sa vist osalesid juba seal? Osalesin täitsa mitmel. Oli tore, on ju? Jaa, oli küll. Sai arutada kõikidel teemadel. Otses mõttes kõikidel. Täiesti kõikidel. Raamatud, elud, kõik. Mis oli vist mingi Halloweeni teema või äkki mingi hetk sees mingi juurdusjutud või? Võimalik. Ma päris hästi ei mäleta. Kõige suurem pluss on see, et me saame seda neid asju siiamaani ju kasutame ja teeme podcast'e, mis meil on kõiksugustes podcast'i kanalites üleval. Aga sellel aastal oli teemaks vaimne tervis. Kas sinu arust on oluline, et vaimse tervise teemadest räägitaks rohkem? Jaa, vaimne tervis on üleüldiselt väga oluline teema, eriti noorte seas minu arust sellepärast, et noored alles otsivad oma seda õiget kohta, nad ei saa endast päris hästi aru, nad ei saa maailmast päris hästi aru, mitte keegi vist ei saa tegelikult. Ei. Aga jah, see aitab kuidagi selle kõigega toime tulla. Täiskasvanu on ka see, et kogemus on teine. Mul on lihtsam tulla mingi olukorraga toime, sest et ma tean, et muga on midagi sama rasket juhtunud, ma tulin välja. Eelmine kord, kui mul oli raske, ma tegin nii, siis mul oli parem või kui ma tegin naa, oli mul halvem. Ma saan milleski lähtuda. Aga kui sa oled noor, koged kõiki neid traumasid, neid õudusid, neid halba emotsioone esimest korda, sul polegi õrna aimu nagu, mida edasi teha. Ja olgem ausad, kui sul on alles mingisugune pisikene probleem, sa ei lähe iga asjaga psühhiaatri juurde. Eriti alaealisena, kus sa pead selleks veel lapsevanema loa saama. Aga see ei tähenda, et sul ei kuluks ära mingisugused nipid ja nõuanded, kuidas paremini tulla oma emotsioonide ja tunnetega ja meeleoludega toime. Täiesti nõus sellega. Yes, mõtlesin midagi tarka. Väiksed võidud elus. Et see on tore, et sai siis see aasta ka vaimne tervis teemaks valitud. Meil toimus 3 kohtumist. Esimene kohtumine toimus veebis, kirjandusteraapia ja läbiviiks oli Berit Kašan. Milline oli sinu kogemus? Hästi positiivne. Berit Kašan hästi palju kaasas kõiki, kes osalesid selles online koolituses, ürituses ja see nagu tegi selle kogemuse hästi meeldivaks, et oligi tunne nagu päriselt suhtleks, tegelikult ei suhtlesimegi, aga lihtsalt veebi teel, aga oli kuidagi hoopis teistsugune tunne, vahepeal tunned ennast välja jäetuna, aga seal kindlasti olid kõik inimesed kaasatud. Ja mina ju ise ka koolitajana vaatan kõrvalt, et nagu nii hästi oli kõik ette valmistatud ja mugav oli kuulata ja vaadata ja tihti on see, kui koolitajad üritavad, et pange sinna chati aknasse kirja oma vastused, mitte keegi ei pane. Aga seal reaalselt pandi ja tänu sellele Kašan sai edasi minna, sealt lähtuda ja rääkida ja arendada ja see, see oli vist üks klass ka, kes osales, kus tuli. Ta andis vajadusel aega juurde, küsis, kui palju kellelgi on valmis. Ta lähtus osalejatest. Aga kas sa tunned, et sa said sealt nagu enda vaimsel tervisele ka midagi? Kas sa said sealt midagi, mida sa võtsid hiljem elus kaasa? Päris hästi seda ise enam ei mäleta, sellest on nüüd natuke aega möödas. Vanadus, jah? Jah, just. Aga kindlasti võib-olla tol hetkel panin tähele midagi, mida ma enda kohta igapäevaselt tähele ei pane. Ma ei oska sulle praegu täpselt öelda, aga mul on see leht ikka veel alles, kuhu ma need harjutused ja asjad tegin. Minu jaoks see raputas lahti. Mina ei kirjuta.
ammugi mitte luuletusi. Kassian pani mu kirjutama ja mulle meeldis see ja ma nagu tundsin, et see ei olnud mitte lihtsalt tekst, vaid seal oli nagu mina olin nagu seal sees. Ja ma olin täiesti šokis, et oota, ma nagu istun siin trammis, telefon käes, kuidas sa nagu pani mind luuletama. Et see oli nagu hästi võimas. Järgmine kohtumine toimus Kesklinna noortekeskuses. Ja oi, sa olid seal ka, on ju? Jah. Sul vedas, ma oleks nii väga tahtnud seal olla. Seal oli siis Aivar Zimmermann tegi teile psühhodraamat. Kas sa suudaksid öelda mingi 2-3 märksõna selle kohta? Sest ma tean, et kirjeldada on seda võimatu, aga kas tuleks mingid märksõnad pähe? Loov, vaba ja rõõmsameline. Jaa, ma olen täiesti nõus, sa võtad nii hästi selle kokku. Kas sa tundsid, et sa ka sealt said midagi, mida võtta endaga kaasa? Kas see muutis midagi sinus või selles, kuidas sa maailma näed? Mul on tunne, et ma ei tea, kas see oli täpselt see, mis see nii-öelda murdumiskoht oli, aga ma tunnen, juba tol hetkel tundsin, et kuidagi palju vabam on olla, kuidagi õppisin vähem üle mõtlema, õppisin elama hetkes. Need kõlavad nii head asjad. Sükist asjaks nagu iga nädal vaja keegi nõude lahti lõppu, kui see meenutaks seda, et kuule, ela siin. Sul on praegu ainult nagu see hetk. Ja 3. kohtumine, sinna sa vist ei jõudnud kahjuks? Ja sinna ma ei jõudnud, aga sellest oleme sinu kaudu väga palju kuuldud. Näiteks see banaani selline harjutus või? Vana ja banaani harjutus, see kõlab kindlasti väga imelikult. Aga jah, et Epri Imegi, kes on minu kirjandusõpetaja, on inimene, keda ma nii austan ja kes mind inspireerib. Ja tema teeb siis naerujoogat, naeruteraapiat. Läbi naeru õpetab inimesi endast vabaks saama, neid piire maha võtma, unustama. Naer vallandab ju nii palju aine, ma ei tea täpselt nimetusi, endorfiine kehasse. Ja see ei pea alati tulema sellest, et on siiras naer, vaid hakkabki selle banaaniga pihta. Ja naerad ja sealt läheb seda ja sealt see kõik algab ja juba ongi nagu su keha vabam ja elus naeru rohkem. Aga kuidas sulle tundub, et kas selliseid projekte, kus meil on nagu need podcastid, tänu millele me saame vaimsest tervisest rohkem rääkida ja tegeleda, sidudes seda loomulikult kõike kirjandusega, kas neid on vaja? Kindlasti. Väga hea, ainult üks õige vastus oli siin praegu. Nendest on kasu ju. Ja kõigest on kasu, mida rohkem sellest räägitakse, seda rohkem see jõuab inimestele kohale. Kui sellest räägita, ei jõua see ammugi kellelegi kohale. Absoluutselt. Ja tore on, et raamatukogud saavad olla need kohad, pakkuda tasuta neid võimalusi, et ligipääs oleks ka neile, kel ei ole rahalisi võimalusi. Aga suur aitäh teile, et sa tulid minuga jutustama. Tšau! Tšau!